Bonsoir, me oleme saanud kätte ühe grindi praeguse rannapeo põhisüüdlastest, üks põhikolmest korraldajast, Joosep, hello! Hai! Teil on nüüd praegu teine Beach Grind toimumas. Mis on üleüldse ootused ja kuidas see eelmine kord läks kõikidele nendele televaatajatele või siis mobiili pealt või kus iganes asja pealt seda EMT live äppi otseülekannet praegu vaatate? Mis eelmine kord toimus? Ma arvan, et tegelikult sealt pildi pealt on ka varsti juba päris hästi näha, aga tegelikult, et seda kogeda, tuleb ise kohal olla. Ja toimus nii, et üle 3000 inimese reivis, neil oli lõbus, joodi, löödi tantsu ja värkine. Kas eelmise korra kohta võiks öelda Eurovisiooni punktiskaala arvestuses, et Beach Grind 12 point? Ma ütleks selle kohta kärbse Beach Grind. Mis sa nüüd? Põhimõtteliselt eelmine kord tehti Sunseti rekord ära, nagu ma aru saan, üle 3000 inimese. Pärnu linnas elab mulle teadaolevatel andmetel umbes 50 000 inimest. Pakum nii 10%, 5000 neist on noored inimesed. Klubi on üpris suur. Kas see aasta tuleb rekord ära, kas mahutub veel rohkem rahvast? Loodetavasti, sellepärast, et seekord oleme ka avanud siin sellise chill lounge ala nagu Jututuba, kus siis inimesed saavad lobiseda ja ennast vabalt tunda. Nagu me siin praegu? Ma olen ülipinges. Ma olen üli chill. Sa ei näe, kui chill ma olen. Aga räägi artistidest. Artistid on teil iga siis nüüd festival, Beach Grind kui ka klubiüritused olnud exclusive. Mille järgi te seekordsed artistid valisite ja räägin ennast natuke lähemal ka? No ikka kehade järgi. Rannaüritus peab vormis olema, aga siin ei ole nii, et tõledne. Siin ikka tuleb täiega panna ja elust viimast võtta ja ütleme nii, et elu on see, mis teeb elu ilusaks. Ja Wilkinsonil siis, nagu ma eeldan, oli kõige ilusam keha või torso või? No, ma ei ole näinud, aga ma arvan. Kaarel valis või kes teil valis? Ei, tegelikult Wilkinson on ammu juba olnud ilusti pildis, aga nüüd see, mis see oli nüüd oktoober või november, kui tal see Afterglow välja tuli, et siis tal avanesid täiesti uued dimensioonid ja tüüp paneb hullu siiamaani. Okei, ja Cove on teil ka ühe korra käinud Grindi klubiüritusel siis? Jep. Kuidas Cove oli? Ka muhe ja chill mees? Muidugi, selles mõttes, et trumm ja bass on üks selline naljakas muusikažanr, et produtsentide seas ei ole olemas nagu tonte, et kõik on ikka väga sõbralikud ja see ongi mingi üks community, mis hoiab kokku nii promootorid, produtsendid, DJ-d, et kõik on super fine. Mina ei ole 4 aasta jooksul veel ühte kahvi kohanud, nii et super. Võib-olla korraks põigatas kõrvale Kroonika ajakirja laadsete küsimuste juurde. See pole midagi seda, mis mul ükskord juhtus. Oota. Mis olid selle aasta või mis on selle praeguse ürituse esinejate Raideris kirjas? Mis on kõige imelikumad soovid, mis nad sinna kirja on toppinud, mida nad lava taha ruumi endale saada soovivad? Kummipaat, kaminalõke, Campfire muidugi, Statoili, Backer peab olema Statoil, peab saama kabanossi. Kolmekordselt. Ja just sest nagu me teame, et kabanossi veeretades kiirelt mööda või midagi siukest või jah. Ei, tegelikult on väga erinev, näiteks Kamo ja Kruked, kes on mingi päris suured juba tegelikult. Tüüpide Raideris oli kirjas 2 pudelit vett ja 2 Red Bulli, palun. That's it, samal ajal kui selline artist nagu Feed Me oli Don Benerion, ma ei oska hääldada isegi seda, Don Benerion, ütleme selle kohta, Don Benerion ja mingi kaaviar ja mingi hummus. Champagne ja Boudiquest ja... Mis ta on, ma ütlen kohe ära. Ilmaga on teil üpris vedanud see aasta. Kas eelmine aasta vist, kui mu mälu mind ei peta, kas oli vist natukene kriapsim ilm või?
Sa mõtled 2 aastat tagasi siis Beach Grindil? Tähendab 2 aastat tagasi Beach Grindil, jah? Jah, see oli ikka väga happu padu vihma sadas siis, kui uksed lahti tehti, aga samas siis nagu inimesed tulid palju nagu kiiremini kohale, et praegu ikka inimesed ladratavad siin rannas ja kuradi pärgis ja kuradi igal pool, nii. Oota, aga siis ma küsikski siinkohal kohe ära, et kui inimesed, kes meid praegu vaatavad, otsustavad praegusel hetkel tulla ikkagi siia Beach Grindile, siis kas põhimõtteliselt Tallinnast jõuaks inimesed veel siia? Mis see kell on? Ma polegi 11. Vabalt, come on, ühest tavaliselt hakkabki kerima, ja. A Tartust? Ma arvan küll, noh. A Jõhvist? Ma arvan küll, ne. Ei, Jõhvist ma ei tea tegelikult, see on nagu mõned põhjakoristajad ikka jõuavad, kes seda viimast riismeid tulevad lakkuma. A Soomest? Ei, okei, aitäh. Is cool. Aga mis teil peale muusika täna veel? Mul on paar viimast küsimust veel, siis ma lasen su vabaks, lasen su uitama into the wilderness. Mis teil täna peale hea muusika veel siin pakkuda on, et ära veenda need inimesed, kes praegu näiteks, ma ei tea, Tartus on siia tulema? Mingi ökoteema võib-olla? Ei ole ökoteema. Tegelikult ma arvan, et suurepärane seltskond, mõnusad inimesed, päris palju activitiesi, siin meil isegi selfie booth on olemas. On. Lähed sinna sisse, paned kuradi nuppu ja pilt tulemne. Davai! Oota, mis ma tahtsin veel küsida? Mul oli selle Grind Live'i kohta ka üks küsimus. Kas Grind Live, mis see üldse endast kujutab? See on täiesti uus termin päris paljude grinderite ja grindijate jaoks. Mis see endast kujutab ja kas siin täna õhtul ka Grind Live'i näha on? Siin ei ole, aga homme on selline uus huvitav klubi nagu Katlamaja. Seal tuleb selline üritus nagu Kuldne Grind, mis on siis ühendatud Kuldrula pre-party ja siis siin grindi hüänid võivad ka veel ennast vabalt tunda ka homme. Ja see Grindi Live on selline asi, et mina olen Hypeman, meil on üks Kennet, kes on siis, kes oskab päriselt ka räppida, kes lihtsalt ütleb make some noise. Ja mida sina teed siis, jah? Just. Aga kurat, ma ütlen, ega seda tuleb ka osata teha, ega igaüks ei tee ka, Aga siis Rainer Meinart mängib meil trumme ja siis Mihkel ja Kaarel. Isegi tegelikult käivad mõtted, et meil on üks suurepärane tüüp, kes võib-olla tuleb kitra ka vajutama, et võib-olla hakkab mingi sampleri ja mingi sündiasi ka sinna taha nagu tiksuma. Nii et on mida teha, isegi kui täna ei peaks siia Beach Grindile jõudma, kui me väga loodame, et te jõuate, siis homme on võimalik Grindi poisse ka veel siin samas Pärnu linna peal tuterdamas. Aga ma ei tea, lähme äkki vaatame natukene ringi ja näitame siin kõikidele äpi vahendusel meid jälgivatele inimestele ka, mis värk on, teada. Tulge sisse ja vaadake. Tulge ja vaadake. Chill.